Nii et tekstülesanded, mis sisaldavad siis geomeetriat. Ja kõige populaarsemad kujundid on kolmnurk ja ristkülik. Alustame kolmnurgast ja kolmnurk, nimetame neid niiviisi. Kõigepealt tuletame meelde, mida me teame siis kolmnurga kohta. No, visandame kolmnurka, tuletame meelde. Oho, mis see nüüd veel? Oi, üks hetk. Proovin joonestada selle asjaga, millega ma eriti ei oska. Nii. Mingi kolmnurk, jah, väike. Oho. Mis see nüüd on, mis ma seal valisin? Nii. No mingi kolmnurk, jah? No sorry, et ta nii kole on. Nii. No ABC, jah? No siis on siin alfa, beta, gamma, eks ole. Siin on siis A, B ja C. Mida me teame? Et sisenurkade summa on 180 kraadi, eks ole? Nii, kui on vaja küsida, no te saate ju rääkida või Merlan meil kirjutab, jah? Kirjutage. Ma loodan mäletate, et alfa pluss beta pluss gamma on 180 kraadi. Ongi tekstülesanded meil täna juba, mis kasutavad seda seost. Sisenurkade summa on 180 kraadi. Ja ümbermõõd on A pluss B pluss C külgede pikkuste summa. Ja? No pindala ka me peaksime juba teadma 7. klassist, et see on alus korda kõrgus jagatud 2-ga. Alus tavaliselt A tähega tähistatakse, kõrgust H tähega jagatud 2-ga. No võt, pindalad ülesanded tulevad tegelikult 9. klassist. No mõtleme, kui meil on A avaldis X-iga ja H avaldis X-iga, et siis X korda X on X ruudus ja tekib ruud võrrand, me ei ole õppinud, 9. klassis õpitakse. Nii. Ja siis võt nende seoste peal siis ongi need tänased ülesanded. Ja kõigepealt ma loodan, et õpik on teil lähedal, lehekülg 122 ja ülesanne 480. Nii, Merlan ja Emil, kas ma pean kirjutama teksti? Või teil on õpik juures? Emil ei pea kirjutama, Merlan. Õpik juures? No Merlan, kui ei ole, siis mine võtta. Väga hea, ma ei pea kirjutama. Nii, kolmnurga esimene nurk on teisest 20 kraadi väiksem ja kolmas teisest 14 kraadi suurem. Kui suured on kolmnurga nurgad? No, te võite visandada väike kolmnurk, mul on nii raske joonistada siin, et ma ei hakka. Ja ma lihtsalt kirjutan, meil on kolm nurka, esimene nurk, teine nurk ja kolmas nurk. Ja muideks, kumb nendest esimene, teine, kumb kolmas, absoluutselt sinu valik. Aga siin on jutt esimesest teisest ja võtame nagu õpik ütleb, et esimene nurk on teisest 20 kraadi väiksem. No, seos on antud teise kaudu teisest, jah? Järelikult teine on X, jah?
ja esimene teisest 20 kraadi väiksem, x miinus 20 ja kolmas teisest 14 kraadi suurem. Järelikult teine on x pluss 14. Nii. No ja summa on 180 kraadi, on ju? Summa on 180 kraadi. Nii et esimene nurk, no viisakas muidugi oleks nagu üks avaldis, see on nagu nii-öelda loogiline ühik, see on esimese nurga suurus x miinus 20 sulgudes, pluss teine, pluss kolmas, võrdub 180 kraadi. No teate, nurgakraadid mina ei tohi kunagi unusta, sest on olemas veel radiaanmõõt. Kui sa kraadi ei kirjuta automaatselt radiaanides, see on hoopis teine suurus. Nii et ma arvan, et pisike kraad meid ei sega, me kirjutame. No vaadake, need sulud on tegelikult viisakuse pärast kirjutatud, kuna pluss ees, eks ole, nad lihtsalt kaovad. Veel kord kirjutan. No ja nagu te näete, tekkis lineaarvõrrand, x-id vasakule, arvud paremale. Nii et x-id on juba vasakul, võtame need kokku 1x pluss veel 1x pluss veel 1x ja ma loodan, sa tead, et siin on 1, kui ei ole kirjutatud. Kokku on 3x ja arvud korjan paremal. No 180 juba on paremal, see miinus 20 läheb pluss 20 ja pluss 14 läheb miinus 14. Nii et 3x võrdub 200 miinus 14, 186 kraadi, jagame 3-ga ja x võrdub 62 kraadi. Nii et mida me saime? Et teine nurk on, x on meil teine nurk, 62 kraadi, järelikult esimene nurk on 20 kraadi väiksem, 42 kraadi, on ju, või 62 miinus 20 on 42. Ja kolmas nurk on, x on meil 62 pluss 14. No ma ei hakka kirjutama, ma loodan, me oskame arvutada, jah, 76. Ja kontrollime siis niiviisi, et me liidame need nurgad kokku ja me peaksime saama 180 kraadi. Vaatame, kas me saame. Mina sain küll. Ma loodan teiega. Nii, vastuse ma usaldaksin teile, et kolmnurga esimene nurk 42 kraadi, kolmnurga teine nurk 62 kraadi ja kolmas 76 kraadi. Nii, Emily Tamirlan, kirjutage chati, ma näen, et teil on mikrofon ka veel ilmutatud. Kas ma pean midagi veel seletama? Kas on arusaadav? Kas on kõik korras? Ja, Tamirlan kirjutas Emily. Emily arusaadav, väga hea, väga hea. Ma vaatan, et huvitav, et keegi kogu aeg kirjutab siia. Nii, lähme edasi. Ärme unusta, et on olemas veel võrdhaarne kolmnurk, on ju siuke omapärane, et lahendame ka see ülesande 479. 479. Ma ei taha, ma kolmnurga vist jätan. 479, palun, lugege nii kaua, kui ma kustutan. Seal on võrdhaarne kolmnurk, jah? Kui me võrdhaarne kolmnurk, siis ma pean uuesti joonestama. Okay. 479, seal asub meil võrdhaarne kolmnurk, tuletan meelde, mis omapära tal on. Alusnurgad on võrdsed, mäletate, jah? 2 haart võrdsed, 2 nurka võrdsed, alusnurka. Nii, kohe ma hakkan kirjutama. 479. No, võrdhaarne, sorry, ta on mul koole aeg midagi ka maksab. Alusnurgad võrdsed.
siin on alfa, siin on alfa, siin on tipunurk, jah? Tipunurk. Nii, nad haarad võrdsed. See on alus. Alusnurgad võrdsed, jah? See on alus. Aluse juures on alusnurgad, nad on võrdsed. Nii, võrdhaarse kolmnurga alusnurk on 12 kraadi. Oi, ei ole, sorry. On 12 kraadi võrra suurem tipunurgast. Võt nii, kui ta oleks antud, siis ei ole üldse probleeme, võiks kohe arvutada. Leia kolmnurga nurgad. Nii, no alusnurk, okei, ma kirjutan. Ja tipunurk, ja meil on see tegelikult 2 tundmatut. Alusnurgad on ju võrdsed ja ikka sama seos, et sisenurkade summa on 180 kraadi, aga jälle, kus on X meil? X on meil ainult 1, tundmatut 2. Alusnurk on 12 kraadi võrra suurem tipunurgast. Järelikult tipunurg on X ja seos tipunurgast, tipunurga kaudu ja alusnurk on 12 kraadi võrra suurem. Niimoodi, eks ole? Nii. Ja siis summa on 180 kraadi, on ju nii? Nii et tipunurk pluss alusnurk pluss veel üks alusnurk või korruta 2-ga võrdub 180 kraadi. Nii, no plussiga sulud kaovad niikuinii. 1x pluss 1x pluss 1x on 3x. 180 miinus 24 siia tuleb, jah? Ma hoian ruumi kokku. See on siis 150 24 maha, jah? 6. Eks ole ju? 180 miinus 24. Jagan 3-ga. X võrdub 52 kraadi. Nii et mul ruumi ei ole kirjutada, mida me seal saime. Ma panen siia, siis tipunurk on meil siis 52 kraadi. Ja alusnurk on 2 alusnurka ja nad on võrdsed. Ja iga üks nendest on suurusega 52 pluss 12 on 64 kraadi. Nii et ja kontrollimiseks liidan kokku siis 52 pluss 64 pluss 64, 128 pluss 52 ja 180 on ju. Nii, kirjutage palun, kas korras? Tuletasime meelde natukene võrdhaarset kolmnurka ka. Kas on korras? Korras, Emily kirjutas, korrastame lang. Okei, väga hea. Nii, lähme siis edasi ja kolmnurga kohta veel küsitakse tihti ümbermõõtu nagu ülesannet lahendame ka. Ja meil on see 484 ülesanne, 484, et kohe ma kustutan 484 meie õpikus, palun koos minuga. Nad ei ole ka rasked. Nii kaua, kui ma kustutan, te palun lugege, millest seal jutt on. Ma lihtsalt ei taha valida, kustuta kõik. Nii, et ma kohe loen enda jaoks ka, et kolmnurga ümbermõõt on 70 sentimeetrit, jah? Võite kohe kirja panna. Nii, teine külg on esimesest 2 korda pikem, kolmas aga 10 sentimeetrit võrra lühem kui teine.
leia kolmnurga küljed. No esimene külg, jah, millest jutt on? Külgedest. Kolmnurgal on muideks 3 külge. Teine külg ja kolmas külg, on ju? Nii, ja näete, 3 tundmatut meil. A X on ainult 1, nii et hakkame siis mõtlema, mida tähistame. Teine külg on esimesest küljest 2 korda pikem. No, järelikult esimene on siis X, a teine külg on 2 korda pikem, 2 korda X. Ma loodan, et sa saad aru. Teine külg on esimesest 2 korda pikem. Kolmas aga 10 sentimeetrit võrra lühem kui see. Teine on 2X, aga kolmas on meil siis sellest 10 sentimeetrit võrra lühem, lahutan siis. Nii, ja külgede pikkuste summa ongi ümbermõõt. Meil on summa antud, jah? Nii et esimene külg pluss teine külg korrutamist. Ma ei kirjuta, 2 korda X on sama, mis 2X, pluss kolmas külg. Sulud viisakuse pärast võib kirjutada, annad niikuinii kaovad, jah? Ja see võrdub siis 70. Nii, mina nahaalselt nagu viisakuse pärast kirjutan, pärast kustatan. Tegelikult siis jah, kuna sulu ees on plussmärk, nii et sulud kaovad. 1X pluss 2X pluss 2X on 5X. Ja 70 pluss 10 on 80. Jagame 5-ga, et siis X võrdub 30 jagatud 5 on 6, jah? 16. Nii, ja mida me siis saime? Tohib, ma kohe kirjutan siia, et mul on mida vähem kirjutada, see parem. Et see esimene külg on siis 16 sentimeetrit. Teine külg pidi olema 2 korda pikem, on siis 32. Ja kolmas on 10 sentimeetrit võrra lühem kui teine, on siis 22. Eks ole? Nii, ja kuidas ma kontrolli saan teha? Et ma liidan ja peaksin saama selle 70, ümbermõõd on meil 70, 16 pluss 32 pluss 22. Nii, need parem kokku võtta enne. 54 pluss 16 on 70 korras, jah? Nii, ja vastuse ma usaldaksin teile ise. Palun et siin on küsimus, leia kolmnurga küljed, palun vasta küsimusele kirjalikult ja mulle chati kirjuta kas korras, kas sa said aru või on sul küsimusi. Palun. Aitäh. Nii, ja nüüd siis lähme teate kuhu. Veel paar kolmnurka on meil. 487, vaadake. Koosta kujundi järgi võrrand ja lahenda see. Ja järgmine ülesanne siis teie palun juba alustage mõtlemisega, aeg lendab. Varsti vist lülitakse välja. 487, esimene on seal kolmnurk, näete? Mis te arvate? Minu teada te saate ka kirjutada siia. Kui tahate, võite kirjutada. Siia samasse. Kuhu mina kirjutan, sina saad valida pliiatsi ja minul on muidugi natukene parem. Mul on see elektrooniline pastakas, sul on hiir, aga ikka midagi kirjutada sa saad. Nii. Näed, oota, me peame hästi kiiresti tegema, aeg lendab. Nii, vaata, et siin on midagi huvitavat, et sul on antud kolmnurk ja see tähistab pisike kriips, aga see on tähtis, näitab, et kolmnurk on võrdhaarne ja haarad, vaadake, on antud mitte arvuna, vaid avaldisena. 4x miinus 1 ja teine haar on avaldatud 2x pluss 7. No kuidas ma saan nende andmete põhjal koostada võrrandi? Võrdhaarse kolmnurga haarad on võrdsed. Järelikult see avaldis peab võrduma selle avaldisega. Ja nii ma saangi x-i kätte.
kõik. X-id vasakule, arvud paremale. 4. Nii et kontrollime siis 4 korda 4 miinus 1 on 15, on ju? Ja siin on 2 korda 4, 8 pluss 7 on ka 15. Nii, kallid, aeg lõppes meil. Kas see viimane oli okei? Tamerlan, Emily, kirjutage, kas saite aru? Või siis lülitage mikrofonid sisse ja küsige. Emily, korras, Tamerlan. Korras. Nii kallid, me kohtume teiega täna veel. Meil on täna 5 tund 12.15 ja me räägime juba ristkülikust. Ma palun teid kindlasti tulla kohale. Ma väga loodan, et teised ka ärkavad. Nii et praeguseks lõpetame, et teil mingit kodutööd ei tule, teistel tuleb palju lahendada. Nii et siis ma lõpetan praegult, aga ma ei saa lõpetada, ma ei näe kust. Ahah.